Tere, minu nimi on Romet Rohtla ja te vaatate Meie inimeste erisaadet. Tänasesse stuudiosse on saabunud Kirsika Kõiv. Tere! Kirsika paistis kooli jooksul enam silma huviga sisekaitse teemadel ning aktiivselt õpilasesinduses kui ka vabatahtliku töö tegemisega. Lisaks sellele oli Kirsika saalihoki kapten. Kirsika, ma tean, et sinu tulek Petersoni oli inspireeritud vägagi sellest, mida sa soovid peale gümnaasiumit teha. Kui palju on kool aidanud sul sinnapoole teed sillutada? Jaa, peale gümnaasiumit on mul soov minna Sisekaitseakadeemiasse õppima politseiteenistust. Ja kooli valikul siis lähtusingi sellest, kust ma saaksin põhiteadmised just politsei erialale. Ja Peterson oli siis üks neist koolidest, kus oli mul siis võimalus saada need põhiteadmised. Ja 3 aasta jooksul on mul nii palju selgeks saanud, et sooviksin siis saada noorsoopolitseiks. Ja põhiteadmised olen ma endale nüüd selgeks saanud, mis ma eeldasin, et ma saan. Väga huvitav. Kirsika, kas sa mäletad päeva, kui sa esimest korda Petersoni uksest sisse astusid? Jaa, esimest korda ma astusin Petersoni uksest sisse, kui ma tulin siia koolivestlusele. Esmased muljed olid väga hirmutavad, kuna ma olen pärit väga pisikesest koolist, mis on siis 2-korruseline ja iga tund toimus ainult siis ühes klassiruumis, aga see kool oli hästi suur, palju õpetajaid, iga tund erinevas klassis ja tunded olid sellised hästi hirmutavad ja segased ja kõige hirmutavam võib-olla oligi see, et ma kartsin, et ma eksin lihtsalt siia koolimajja ära. Sa olid 2019 kuni 2020 aastal õpilasesinduse president. Kas sa jäid oma ajaga rahule ja kuidas sina iseloomustaksid meie kooli juhtkonna tööd? Ja ma jäin ajaga väga rahule ning ma olen õnnelik, et mulle üldse selline võimalus anti. Kuna jah, ma olen üsna pisikesest koolist, siis ma ei osanudki nagu üldse arvata, et saan nagu nii suure kollektiivi juhtkonnas olla. Hirme oli igasuguseid, kartsin, et äkki ei saa hakkama, teen midagi valesti, aga üldkokkuvõttes siis juhtkonna töö sujus meil väga hästi, kõik olid väga sõbralikud ning kui jäin millegagi hätta, siis nagu hästi toetavad ja aitasid alati nagu kui vaja oli. Jaa, aga mida sina jääd Petersoni gümnaasiumist kõige rohkem igatsema? Kõige rohkem jään ma igatsema meie kooli direktorit, kuna ma olen selle 3 aasta jooksul temaga saanud üsna lähedaseks, saame üsna hästi läbi ja võib öelda, et ei möödunud mitte ühtegi vahetundi, kus me siis ei oleks tema ruumis olnud ja kommi söönud. Et tema selline energilisus ja särtsakus, et need kindlasti on need asjad, mida jääks nagu igatsema ja samuti ka meie õpilasesindus ja Anna-Liisa. Väga kihvt, väga kihvt. Aga mis värvi on Petersoni kool sinu jaoks? Minu jaoks on ta hästi erksates värvides, kuna siin on hästi selline sõbralik keskkond, saab hästi palju nalja ja selline hästi mõnus ja hubane koht ka, et siis selline. Ja lõpetuseks küsiksingi siis, et kus me võime sind 5 aasta pärast näha? Ma arvan, et 5 aasta pärast näete mind siinsamas Tartu politseijaoskonnas noorsoopolitseina. Aga miks just noorsoopolitsei? Ma isegi ei oska sellele küsimusele niipidi vastata, et see amet lihtsalt nagu tõmbab mind. Kas selles valikus võib olla mõjutatud kool? Ei ole. Et see on jah lihtsalt selline, et kuna sõbranna õde töötab ka nagu noorsoopolitseina, et siis võib-olla sellepärast, et olen nagu jutte kuulnud ja siis tänu sellele äkki on nagu mõjutanud. Aitäh, Kirsika 12. E-klassist. Tänan kutsumast. Ja aitäh vaatamast Meie inimeste erisaadet ja kohtume järgmiste külalistega.